Meil on telehommikus külas järgmine külaline, MTÜ Nähtamatud Loomad tegevjuht Kristiina Mering. Ja teema on siis viimastel päevadel meedias tõstatunud puurikanade hukkumise temaatika. Te olete algatanud kogumiskampaania, et neid kanu sealt puuridest päästa. Mõni sõna lihtsalt meie televaatajale taustast. Sel kolmapäeval avalikustasime siis kaadrid Eesti ühest suurimast puurikanalast. Kuidas on need emotsioone on nii väga-väga positiivsed kui väga negatiivsed ühelt poolt selles osas, et materjal on erakordselt lihtsalt verd tarretav. Keegi meist ei tahaks ju uskuda, et neid kanu Eesti suurtes kanalates sellistes tingimustes peetakse. Paraku need kaadrid räägivad aga reaalsusest, mis on tõesti väga-väga õõvastav. Küll aga mille üle saab suurt rõõmu tunda on see, et alates kolmapäevast on juba sajad ja sajad inimesed pannud õla alla annetuskampaaniale, et Nähtamatute Loomade tiim saaks organiseerida päästeaktsiooni ja need samad kanad, keda me sealt piltidelt ja videotelt saaksid uutesse armastavatesse kodudesse ja et nad ei läheks puurikanalas tapale. Mis nende kanadega, ma lihtsalt, vabandust, ma ei ole taustaga väga kursis, mis nende kanadega muidu siis juhtuks? Kas need kanad enam nii-öelda seal kanalates munema ei pea? Nad peaksid tapale minema? Just nii. Puurikanalates on niimoodi, et kanad saavad muneda seal umbes aasta. Nad on väga noored, kui nad juba saadetakse enamasti Poola tapamajja, kuna Eestis ei ole võimekust neid hukata. Ja need kanad, keda me seal materjalil ka nüüd näeme, et see on filmitud juulikuus ja nüüd siis on see, et kui neid hakatakse hukkama. Olgugi, et tegelikult need linnud mitte mingil põhjusel ei vääriks tapmisele minekut. Võiksid vabalt veel muneda ja mitu aastat. Täpselt, lihtsalt tööstusel on omad normid ja nüüd ongi eriti hea meel selle üle, et nii suur hulk Eesti inimesi ikkagi hoolib, terve suur hulk on annetanud ja terve suur hulk on andnud märku, et saavad võtta endale koju need kanad tagahoovi head elu elama. Kuidas see logistika kõik välja näeb, et kuidas saab endast märku anda, kui on võimalus kanu võtta või kuidas te ka korraldate kõike seda, et seal on ju vaja puht füüsiliselt ja nii-öelda transporti ja kõike korraldada? Ja see päästeaktsiooni logistika on omaette huvitav väljakutse, selline massiaktsioon kanade päästmiseks, aga praegu käibki viimaste detailide paika loksutamine just selle pihta, et kuidas need kanad kõik arvestades, et nad on väga armetusseisus. Me räägime lindudest, kes terve oma elu jooksul ei ole mitte ühtegi korda saanud väljas käia, näinud päikesevalgust, värskes õhus olnud. Kogu nende elu ongi olnud see hämar, kõle, traatpuur, eks ju. Ja selleks, et need linnud turvaliselt siis transportida uutesse tingimustesse, et see eeldab omajagu sobivate tingimuste loomist. Kellel on võimalik pakkuda kanadele uut kodu, kellel on sobivad tingimused, soojustatud koht, kus nad saavad talvel olla, mis kõik veel saab kirjutada meie meiliaadressile info@nähtamatudloomad.ee ja sealt saame juba edasi suhelda, kuidas kanad täpselt siis jõuavad sinu hella hoole alla, mida nad väga-väga vajavad. Ma ei tahaks kasutada sõna, kui trendikas kanade pidamine on, aga ma ikkagi kasutan, et kas Eestis on ka selline kuidagi laine, et inimesed, kes võib-olla ei ole maal elamise taustaga, aga kes kuidagi on endas siis kas koroona ajal avastanud selle või leidnud sellise maal elamise soovi, et kas see kanade pidamine on nagu selline esimene samm tihti, mida võetakse ette talunikuna? Me kindlasti näeme, et kuna on kasvamas soov keskkonnasõbraliku toidulaua järele ja soov just võib-olla mitte osta firmade tooteid, kelle tootmispraktikad on väga-väga vastuolulised, siis kindlasti me näeme üha rohkem inimesi, kes enda tagahoovis kanu kasvatavad ja seal siis suudavad neile ka väga head elutingimused pakkuda. Rebastega tuleb ju ka sõbraks saada, aga nali naljaks, kui palju kanu te loodate selle aktsiooniga nüüd siis päästa? Ma ei oska öelda täpselt arvu, see kõik sõltub sellest, kui hästi meil läheb nüüd annetuskampaaniaga, kui palju inimesi õla alla paneb, nii et see täpne arv hakkab selginema nüüd järgmiste päevade jooksul. Üldiselt meil on ju ka küsitletud meie inimesi, üldiselt Eesti elanikkond on ju ikkagi seda meelt, et
kanad ei peaks puuris kasvama, et kanad võiksid natukene vabamalt kasvada? 78% avaliku arvamuse uuringu järgi toetab kanade puuris pidamise keelustamist. Nii et see on tugev enamus inimestest, kes ei taha näha, et muna tootmine on midagi sellist, et kui selle kaadreid teleris näidatakse, et siis ma tahan pead ära pöörata. See ei ole okei. See ei peaks nii olema. Täpselt, et keegi ju ei arvaks, et selline asi toimub, et me näeme ilusaid värvilisi munapakendeid riiulil. Keegi meist ei arvaks, et reaalsuses on need piinatud lindude toodang. Ja juba Vladimir Lenin ütles kunagi, et kordamine on tarkuse ema. Lihtsalt meeldetuletuseks televaatajale need märgistused munakarpidel poodides, et inimesed tarbijatena teaksid, milline on vabakäigu kanamuna ja milline on siis puurikana muna. Palun, kordame selle ka üle. Just nii, et meie üleskutse on, et puurikanade mune ei tasuks osta, aga mis on paremad alternatiivid, ongi mahepõllumajanduslikud munad, vabapidamise munad või õrrekanade munad. Kellel vähegi on rohkem ressurssi, siis mahemunad, mis on küll kallimad, on ka konkurentsitult kõige paremate kanade elutingimustega. Vabapidamismunad ja õrremunad on veidi tihedama asustusega, aga nii palju parem variant võrreldes puurikanadega. Nii et on 3 erinevat muna, mis siis ei ole toodetud kitsas traatpuuris ja me näeme ka juba Eesti poelettidel, et need muutuvad üha populaarsemaks. Nii et, ja need markeeringud olid? Kui vaadata munapakil olevat märgistust, siis tulebki vaadata, et tegu siis ei oleks puurikanade munadega, vaid tegu oleks õrrekanade, vabalt peetavate kanade või mahekanade munadega. Suur aitäh telehommikusse tulemast, Kristjan Mering. Me soovime teie ettevõtmisele väga suurt edu ja loodetavasti siis tõesti on suurem seltskond. Vabastame kanad! Kanu, kes teie kampaania abil ka endale parema elu saavad.